Tartu Ülikooli botaanikaaias on praegu võimalik vaadata näitust vürtsitaimedest ja vürtsidest. Kuna on jõulude aeg ja vürtsid on tegelikult üsna populaarne teema praegu, et sellepärast ongi meil ajastatud see näitus ka selliselt. Ja aegade jooksul on tegelikult toimunud päris palju huvitavaid sündmusi, mis on alguse saanud vürtsidest. Et nimelt kas või Ameerika avastamine toimus tegelikult juhuslikult, kuna Columbus läks tegelikult otsima otse teed Indiasse selleks, et leida turvaline tee, kuidas pipar Indiast Euroopasse tuua, kuna samal perioodil tegelikult Ottomani impeeriumis olid sellised kriitilised ja rahutud perioodid. Kui me nüüd liigume siit natukene edasi safrani juurde. Safran pärineb nimelt sellise põhumõõgaliste sugukonnast pärit krookuse taimeküljest ja safrani korjamine on käsitsi töö ja nimelt safranit tehakse mitte tervest õiest, vaid ainult siis selle krookuse emaka suudmetest. Arvutatud kokku, et selle 1 kilogrammi kuivatatud safrani õite saamiseks läheks vaja umbes 150 000 õit. Ja see kõik peab olema käsitsi korjatud. Ja sellepärast on safrani hind siis selline hästi kõrge ja tegelikult safran on ka tänapäeval maailma kõige kallim maitseaine. Ka safrani võltsimine toimub tänapäeval endiselt, et kui kusagilt India turult osta safranit, et ega ei pruugi seda päris kõige õigemat kaupa sealt kätte saada, et usaldusväärsed müüjad müüvad siis päris safranit. Aga safrani seda põltsaseainet saab vaadata nüüd siin kõrval. Et see on nüüd ingveri sugulane, see on siis harilik kolla juures kurkum. Nii, siin nurgas on meil väljas siis nüüd kõik võimalikud erinevad piprad, mida me tunneme piparde nimetuse all siis kulinaarias. Kuid tegelikult botaanilises tähenduses kuuluvad piparde hulka siis tegelikult must pipar, pikk pipar ja kubeeba pikk pipar. Et musta pipart me näeme siin taimena. Ja mustast piprast on võib-olla huvitav teada, et poes müüakse ka rohelist pipart ja valget pipart. Et nii must pipar, roheline pipar kui ka valge pipar pärinevad kõik selle musta pipra taimeküljest, aga nendel on lihtsalt erinev korjeaeg olnud, erinev valmimisaste ja ka erinev töötlus. Meil on siin väljas üks selline kahjuks nüüd juba endine rekordtaim, et on kibepaprika sort Putjolokia. Et veel 2008 kuulus siis see Putjolokia Guinessi rekordite raamatusse kui maailma kõige kibedam tšillipipar. Siin nurgas on nüüd võimalik vaadata Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi kogudest pärit õppevahendeid, mis on osad päris vanad. Et siin paremas nurgas on näha 19. sajandi teiselt poolelt pärit sellised vürtside näidised ja sellise kandilise aluse peal on siis esimese Eesti Vabariigi aegsed vürtsid. Siin akvaariumi peal on meil väljas samuti eksponaat, mis pärineb Tartu Ülikooli Loodusmuuseumist. Et nimelt haisev vaiguputk ehk haisev feerula. Et oma nimetuse on ta saanud siis selle järgi, et ta lõhnab küllaltki ebameeldivalt, meenutades natukene küüslauku ja sibulat ja midagi sellist vahepealset. Et varasemal perioodil on haisva vaiguputkest tehtud saadust kutsutud ka juuda vaiguks ja ka juuda siitaks. Sellepärast, et kasutatakse siis juurtest ja vartest välja tulnud piimmahla, mis kuivades siis muutub selliseks tumedaks mustjaks massiks. Ja kui ta veel halvasti lõhnab ka, et siis sealt võib arvata, et kust on nimetus tulnud. Meie vürtsitaimede näitusel on välja pandud ligikaudu 70 erinevat vürtsi ja maitsetaime. Ja
lisaks sellele, et me siin natukene rääkisime nendest erinevatest taimedest, jäi väga palju rääkimata ka. Nii et soovitan väga soojalt, et tulge ise vaatama ja tulge nuusutage neid vürtside lõhnu, mis meil siin ruumis levivad. Näitust on võimalik vaadata siis kuni 12. jaanuarini ja tuleb meeles pidada ka seda, et jõulupühade ajal 24, 25, 26 oleme me suletud.